Pane. Tere vlog, ma ei ole nii ammu, vist vähemalt mul tundub vloginud. Aga ma üritasin vähemalt natuke Instagramis aktiivsem olla ja ma loodan, et mind on kuulda. Ja me käisime just lasteaias lastel järgi ja kodus. Ja nüüd lähme Männi parkis siis lastega mingi tunnikeseks, kuni Heinu peab hakkama trenni minema ja siis ma mõtlesin, et ma ei jää kauemaks ka täna. No? Ja ei ole, nüüd lähme. Et siis ma vähemalt jõuan normaalselt süüa teha ka ja pesust lastega käia ja kõike. Ja nii et ma ei tea, mis sellest selle nädala vlogist saab, aga loodame, et ma olen tubli. Ma ei tea, ma arvan, et oli ära sõitnud. Tere hommikust. Ma olin ka nii alguses filmimises. Aga meil on mingi see nädal jube ja uni kõigil olnud. Me kõik magame ja keegi ei suuda ärgata. Ma ei ole üldse nagu sisse magaja. No ei peagi panema kingadega. Ma ei ole üldse see inimene, kes magaks sisse või lükkaks äratust edasi või üks äratus ärkad ja kõik. Ja teispäeva järjest me magame sisse ja ei jaksa nagu üldse ärgata ja lapsed ka. Nii et ma ei tea, kell on jälle 8.02, me jõuame kohe õnneks lasteaeda. Aga õnneks mul on täna vaba päev. Esimene üle, ma ei tea. Esimene üle, ma ei tea, mis aja, sest viimased ajad ma olin 2 koha peal tööl, et kui ma ühes kohas ei olnud, siis ma olin teisel, nii et ja, aga täna siis on 10 ja vaatame, mis veel. Nii, ma olen kodus tagasi, mul on kerge kõhanoov, miks mul veel siuke veidrik on, aga ma saan lihtsalt istuda. Okei, tegelikult tunni aja pärast ma pean uksest välja minema, aga siiski ma saan korraks lihtsalt istuda, kohvi juua, telekat vaadata ja süüa. Ja siis ma teen ennast korda ja siis lähen küüntesse, ma ei teagi, mida ma veel teen seal. Aga see peab midagi siukest olema, et me läheme järgmine nädal pildistama perega. Nii et ja ma vaatan, äkki ma saan juukströöjaga enne seda, saaks selle juuksed ka korda. Pool aastat on jälle möödas, välja kasv on normaalne, kõik on nii tuhmund. Nii et tahaks triibutada. Nii, hello, ma olen tagasi kodus, veits punane, nahk õhetab sellest sollist. Ja küüned sai tehtud, siuksed. Sest siuksed tagasihoidlikud, mis mätsiks, kui me läheme pildistama. Nii, ma peaks kreemitama, siit on päris siuke. Nii, aga mul on igal pool mingi laga, sest ma pole koristanud veel ja ma ei tea, kas ma kohe praegu jõuan. Aga äkki. Aga igastahes ma mõtlesin, et kuna ma käisin shoppamas, et ma siis teen kiire väikse hauli ja paar asja eilsest ka, mis meile ostsime. Pole ammu teiega jaganud oma ostlemisi. Nii et siis mõtlesin, et jah, igastahes alustame siis eile. Plikad said omale rahakotid. Emma siukse käpa oma ja Noora tahtis siukest puma oma. Nii, vaatame, mis siin veel. Oih. Siis Nooral ma avastasin, et on mingi täielik kriis jalanõudega, et tal ei ole neid suve nagu sandaale ja kingasi absoluutselt ja plätusi, kõigest on välja kasvanud ja siis ainult need, mis lasteaias on ja siis neid ja siis neid väga lühikesi teksapükse tal ei ole ja suvekleite. Eelmine aasta lõpp ma mäletan mingi augustis või millalgi ma ostsin H&M-is, kui olid soodukaga ja siis või oli juuli lõpp või midagi siukest. Hästi palju talle 110-116 suurust, sest need olid ülihea hinnaga ja sel hetkel olid need okeid ja nüüd on tal pepu paljas nendega. Sest ta on nii palju visanud pikkust, nii et nüüd ma ostsin siis 122-128 kleite talle ka. Eile ma sain siukse. Nii, siis
eile me saime tegelikult kahetaja sandaalid ka tüdrukutele, aga nendega nad on juba lasteaias või noh, siuksed sandaalid, kingad. Neid me ei saa näidata ja siis Noora sai endale siuksed tossud ka issiga valisid. aga need ei ole siis lasteaeda, need on nii-öelda linna ja viisakad tossud, nagu me nimetame. aga tänased ostud. Mõtlen, kuhu ma selle hiigelkotti siin praegu panen. aga mingi aeg ma ostsin sügisel, kevadel, kui veel soe ei olnud, ostsin Noorale nokamütsi ja emmale siis ei saanud, polnud tema suurust. Sain emmale ka. Ja siis tagant võrguga. Nii. Siis ma ostsin emmale ka siuksed sädelevad kingakesed. Nii, siis Noorale sädelevad tossud. Siis tulevad kõik jalanõud Noorale. Noorale siuksed kingad. Noorale veel siuksed kingad. Ja Noorale veel siuksed kingad. Nii, jalanõudega on ühel pool, ma loodan, et nüüd nad peavad suve vastu. Täna või homme jõuavad tabletud ka, mis ma tellisin mingi aeg tagasi. Kuller juba tahtis täna tulla ära tuua paki, aga ma panin, et ta tooks mulle paki automaatist, mind ei ole sel ajal kodus. Aga nii, ma näitan, mul on siin peal enda mingid asjad praegu, mis ma ostsin. Nii. Ostsin esimest korda siuksed nii-öelda topikesed lihtsalt. Üks on siukest värvi, siuke rohekas. Ja teine. Kui ma leian, siis ma näitan, oli minu meelest beige. Siuke valge beige. Nii. Ma juba siin proovisin neid riideid, mul sõbrannad tahtsid näha, mis ma kokku ostsin. Nii et need on mul praegu tagurpidi. Aga ma kohe arutan need üles ja näitan teile. See on vist, ma ei tea, kõigi lemmikleit. Siuke ülipikk. Ülimõnusast materjalist. Mega ilus seljas. Ja kunagi ma arvasin, et ma ei kanna pikke kleite välja, aga kui on ikka õige lõige ja värki, siis no nii ilus minu alust. Nii. Siis Noorale selline kleit. Siis Noorale selline kleit. Tõesti tavalised need H&M-i kleidid. Siis see oli nii ilus, et ma võtsin Saskale siukse. Ja et ta ka midagi saaks. Siis emmale hullult meeldivad liblikad. Võtsin emmale siukse. Nii, ja siis neile kõigile ühesugused kleidid. Käisin selleks 2 H&M-is, et saada neile ühesugused, et kõikide suurused oleks olemas. Nii, ma ei hakka teisi näitama, kõik on ühesugused. Nii, siis Noorale veel selline. Endale ostsin bikiinid. Selline, sest teised mul kõik ülemised osad põhimõtteliselt, mis on siukse kujuga, on suureks jäänud ja vajuvad täiesti alla. Ja siis ostsin samasuguse alumise osaga kohe. Nii. Siis Noorale veel üks kleit, see on pikkade köistega. Siis endale ostsin kollase kleidi ümber. Lühikeste käistega. Siis halli seeliku. Tavaline hall külje pealt lõiguga kirgega. Siis veel ühe seeliku.
selline veits nööpidega ja siis ka siin on lõik, see on pikem. Siis see on see teine topikene, no ikka valge ja soontega. Siis Noorale sain ühed lühikesed püksid. Ja siis emmale ja Noorale ühesugused kleidid. Ma ei saanud ainult Noorale võtta, sest emmale hullult meeldivad ka minnid. Ja siis võtsin emmale ka. Nii et ühesugused neile. Ja see ongi kõik, rohkem ei ostnud. Olin tubli. Aga nüüd on nagu mingid asjad olemas. Nii et ja nüüd ma mõtlen, et kell on 3:45 kohe. Ma pean poole tunni pärast hakkama minema ja ma pean ennem tegema snäkilaua valmis lasteaia jaoks. Nii et arvatavasti ma nüüd üritan selle snäkilaua teha ja hakata koristama kiirelt midagi ära. Sest ma pean ju sinna kooli ka minema ja ennem ma pean viima lapsed venna juurde, sest Ennul läheb täna tööl kauem ja mul on arvestus. Nii et ja siis mul vend oli nõus vaatama. Vot, nii et ma hakkan toimetama. Tere vlog, ma loodan, et mind on kuulda. Ja kell on 8:30 läbi. Ma teen süüa, koristan vaikselt söögi kõrval ja oleme kodus siis nüüd. Ma ei tea, päeva teine pool läks küll ikka kiireks ja rapsimiseks. Käisin siis, tantsisin plikadega seal üritusel ära, sõime natuke, siis lippasin nende 3 venna juurde, jätsin nad sinna taksoga kooli, tegin oma arvestuse ära. Siis käisin poes, võtsin paki, lippasin venna juurde, olin seal, siis tuli Hennu, siis tulime koju nüüd mingi aeg tagasi. Ja siis hakkasin süüa tegema ja koristama. Ja ma loodan, et kella 9 on kõik toit valmis ja sööme ja siis pesu ja tuttu. Ja siis ma pean hakkama kooli viimast PowerPointi esitlust tegema, milles homseks on vaja. Ja siis on selleks aastaks, õppeaastaks kooliga ühel pool. Nii et tore. Ma ei oska sulle öelda, kus ta on. Võib-olla tõesti. No, ma vaatangi. No. Päriselt. Väga äge. Okei, väga äge. Nii, tere hommikust. Ma mõtlesin, et ma alustan kohe veidralt, aga ei, ma olen tubli. Aga meil oli eile enne arvestuskoolis teemaks klassiõdedega. Ja siis mu klassiõdedega tahtsid, et ma alustaks oma vlogi edaspidi niimoodi, et tere sipsikud, siin on Käti, siin on järgmine vlog, nii et tere sipsikud, see jah, ja ma pidin neid palavalt tervitama, nii et Kelly, Mirjam, olge te palavalt tervitatud, teie auks siis sipsikud. Aga lähme nüüd vlogi juurde ka, kell on kohe 8:30, ma pean kell 9 tööl olema ja ma olen alles nii, tegin just kohvi. Aga mu töökoht on õnneks mulle kodule suht lähedal, nii et jõudsime just lasteaias koju. Pean ennast teits korda tegema, juuksed kammima ja riided panema, asjad kokku panema. Ma arvatavasti söön hommikust seal, ma võtan kodust kaasa. Kuna kell on nii palju, et me ei jõua lihtsalt kodus süüa. Ja eilne arvestus sai tehtud. Ja eile, kui me veel õhtul koju tulime, sõime, siis lapsed magama, vannitasime nad, mis iganes. Siis kui kõik magasid, siis ma oleks nii väga tahtnud magada, aga ma pidin tänaseks lõpukaitsmiseks, selle aasta lõpukaitsmiseks siis tegema PowerPoint esitluse. Siis ma tegin selle ära, laadsin selle ülesse ja siis sain magama.
nii et ja siis täna on minu viimane koolipäev sellel aastal. Siis hakkab minul suvi. Ma ei teagi, mida oma vaba ajaga peale hakata kohe. Õhtud on vabad, noorel pole trenne esmaspäevast alates enam. Minul pole kooli peale tänast enam õhtuti. Minu trennid küll on ja Hinnu trennid, aga siiski need on nagu 8-9 aeg, et siuksel mõistlikul kellal. Nii et ma kohe ei teagi, mida oma eluga peale hakata. Tegelikult me kindlasti leiame mingid lahendused ja autokool mul on ikka ja ma saangi hakata rohkem nüüd sellele keskenduma ja pingutama. Hetkel on see olnud niimoodi, et ma oleks oma asjadega joone peal ja teistega samal lainel, aga ma ei ole nagu saanud mingi fulli. Aga nüüd kui on kool läbi, siis saab hakata. Nii et ja siis uuel nädalal on meil pildistamine. Homme on mul juuksur, esmaspäeval on mul pediküür, teisipäeval pildistamine ja meik ja ma panin juulikuusse ka meigi ja pildistamise aja. Nii et ja vaikselt juba mõtlesin, mida seal juulikuus selga panna pildistamisele. Nii et jah. Aga kell läheb ja ma pean sättima. Nii et näeme pärast. Tere hommikust. Kell saab kohe 8:30 ja ma joon kiirelt oma kohvi, teen ennast korda ja siis lähen tööle. Ma ei tea, nii raske on siin suveperioodil juba normaalsel ajal ärgata. Kuidagi kogu aeg jääb kõik nii hiliseks. Nii et ja plikad läksid lasteaeda. Eile ma ei jõudnudki rohkem väga filmida. Ma tegin eile ära oma praktika kaitsmise. Ja ma olen nagu lihtsalt mingi... Siis me läksime nagu klassiõdedega ja klassivennaga kooli lähedale ühte pubisse istuma ja sööma ja võtsime klaasikesed ja nagu üliäge oli see, et tegelikult meil on nagu välja kujunenud omad seltskonnad ja me nagu ei suhtle terve grupiga nagu nii aktiivselt, mis on tegelikult kahju, sest meil tundub nagu väga äge ja tugev grupp olevat. Ja siis eile me saime seal nagu lähemalt tuttavaks ja kuidagi ikka on see, et kooli ajal sul lihtsalt ei ole aega nagu suhelda, meil on nagu terve õhtu ju jutti, et ei ole sihukest vabadust. Siis leppisime kokku, et järgmine õppeaasta teeme rohkem siukseid istumisi ja olemisi, et ja. Aga nagu seal, kui mina võtsin ühe lihtsalt siidru väikse ja siis mingit snäkki, aga nagu lihtsalt mis kergendus ja mis vabastav tunne see oli. Nagu ongi päriselt ongi 1 aasta pingutust tehtud. Ja nagu uskumatu on mõelda, et ma terve aasta suutsingi nagu ennast nagu olla kokku võetud ja teha kõik ühe korraga ära. Ühtegi järel eksamit arvestust ma ei pidanud tegema, kõik ma sain ühe korraga läbi. Ja nagu uskumatu lihtsalt. Nagu nii hea tunne on. Ja nüüd võib siis lihtsalt rahumeeli nautida suve. Nii et ja siis me istusime seal ja siis ma 10 tulin koju. Ja lapsed tulid ka 10 koju, nad olid vanaema juures, sest Hennul olid eile võistlused. Aga mul oli nagu praktika kaitsmine ja siis vanaema vaatas neid. Ja siis õhtul Hennu tõigi nad ka peale võistlusi ära. Me jõudsime kõik 10 koju. Ja siis panime nad tuttu ja siis läksime ise ka. Aga jah, nii äge ikka. Et päriselt ongi tehtud 1 aasta, ainult 1 on jäänud. Nii et ja nüüd siis täna lõpuks reede. Ja lähen tööle kohe varsti tööle. Ja peale tööd ma lähen otse juuksurisse. Nii et
saab oma juuksed ka korda. Ma polegi neid siin, ma ei tea, pesnud nüüd päris pikalt. Tegelikult mõtlesin, et mingi neljapäeval juba, et peseb, siis mõtlesin, et või kolmapäeval, et peaks ära pesema. Siis mõtlesin, et ma 2 päeva pärast niikuinii lähen juuksurisse, sest mul tavaliselt nagu ma pesengi korra või maks 2 korda nädalas juukseid seega. Nii et täna saab siis juuksurisse ja on mõnus. Saab juuksed normaalseks, saab seda triibutada natuke seda tumedat jälle. Vot. Aga ma peaks ennast normimaks tegema. Aga oota, ma näitan ennem teile. Me saime lasteaia pildid kätte. Ma ei hakka kõiki näitama, ma näitan ühte teile. Vaadake neid nunnusi. Nii äge ikka. Nii et vot, aga ma hakkan nüüd tubliks liigutama, nii et vaatame, kas ma nädalavahetusel filmin või mis või kuidas või mis meie plaanid üldse on. Tere! Nojah, ma jälle ei oska alustada. Nii, ma siis liigun ruttu pooleldi jooksus lasteaeda. Kell on mingi 4 läbi veits. Mulle helistati just, just mingi 10 minutit tagasi. Et Saskia oksendas ja tal on väga paha olla. Ja on nutune, nii et ma lähen toon ära ja siis ruttu juuksuri. Tere hommikust, kuigi kell, ikka on hommik, kell saab 10:30. Siis, ma panen kohe kinni sul. Nii, ma ei teagi, hommik, vahepeal käis Saskia. Ma näitan kõigepealt ära, et ma käisin juuksuris. Lõikasin oma patsi suht lühikeseks. Nii et, aga vähemalt siin kodus istudes nüüd on juuksed ilusad. Aga ma ei tea, siis kell on oksekas, emal on palavik ja silmapõletik. Nii et öö oli imeline, hommik oli imeline. Mul teine masin läheb okseseid voodipesusi ja 3. masin tuleb okseseid reideid. Ei, 1 masin tuleb veel voodipesu ka. Nii et ja praegult emma sai rohtu, palavik all, kõht ka ei valuta. Ta ütles ka, et kõht valutab, võib-olla see on sellest, et Saskia on rääkinud seda. Ja teen siis pannkooke, Saskia ka hetkel mängib õnneks. Et kui pärast saab süüa, et kui hakkavad juba karjuma, et siis on juba olemas. Ja üritan koristada siin seda hullumaja läbu. Hennu läks tööle. Ta teeb täna ühte altuure otsa. Nii et ma arvan, et ma siinkohal tõmban selle nädala vlogi otsad kokku, sest mis ma siin kodus ikka filmin, kui mul jälle 2 tükki 3 on haiged ja me lihtsalt oleme kodus, koristame, üritame mängida, ellu jääda. Nii et näeme, tahaks öelda, et järgmine nädal, aga loodame, vaatame. Nii et aitäh, et vaatasid ja tšau!